Tervist, on au. See minu ettekanne saab olema kantud sellisest koostegemise vaimust. Ma räägin algatuseks, mul on siin siuke LU Fresh Baltics tegevjuht, ma räägin natuke tausta ka ära. Muidugi, mis minu tänane taust on, ma olen siin 10 aastat olnud Eestis seotud aktsiaseltsiga Leibur, aga täna tegelikult on ka minu jaoks see asi mõnevõrra tegelikult muutunud. Minu see väike esitlus, mis ma siin teen, tegelikult saab siis baseerub kahel sellisel konkreetsel kaasusel. Ma otsustasin sellele läheneda niimoodi, et mõistlik on esitleda siis paar konkreetset juhtumit, mida ma siis seostaks nii-öelda väärtuspõhise brändi loomisega. Ja siis taustas nagu räägin ära ka, et ja siin see pealkiri oli siis tegelikult see omaniku väärtustest lähtuv brändi arenemine, et mis on see on sees vist. Ei ole või? Kas ma pean ühe koha peal seisma? Et ma räägin lahti siis ka, mis on need konkreetsed nii-öelda omanike väärtused, mida meie siis täna oma igapäevases äri- ja turundus- või brändiarendustegevuses oleme ära kasutanud. Aga kõigepealt räägiksin tutvustaksin ennast ka läbi brändide. Et minu elus siis on mõningad olulised brändid praegu. Üks grupp brände on siis seotud katuse alla Landman & Unibake ja teile vast kõige tuntum võib olla sellest seal Leibur, aga seal on veel kaks siis brändi, üks on Läti bränd ja üks on Leedu bränd. Ma veel paari sõnaga tulen nende juurde tagasi. Siis minu elus on praegu väga oluline bränd on TalTech. Täna ma olen siis TalTechi infotehnoloogia teaduskonna magistrant, tudeerin digitaliseerimist ja jaanuaris kaitsesin TalTechis majandusteaduskonnas oma magistritöö ärimudelitest ja lõin ka ühe konkreetse ärimudeli, mis täna tegelikult nagu ka on töös. Siis üks väga oluline bränd minu elus on Eesti Toiduliit. Ma olen Eesti Toiduliidu juhtkogu liige ja volikogu liige ja siis üritan nii-öelda panustada siis laiemalt ka mõnevõrra Eesti toidumaastikul. Ja siis midagi väga personaalset veel on selline bränd nagu Šokoko. See on meil selline väike pere mikroettevõte, mis tegeleb kakaoubade šokolaadi tootmisega ja selliste ütleme, käsitöö sõna mulle ei meeldi tegelikult, aga siis selliste käsitöö šokolaadikommide valmistamisega me oleme siin toitlustanud presidenti iseseisvuspäeva vastuvõttudel ja mujal ja seda me teeme siis abikaasaga 2 peale, seda eelkõige juhib mul abikaasa ja me mõtlesime, et me nii-öelda koera, kassi ei hakka võtma, et lapsed saavad suureks juba, et me võtsime brändi perekonda, nii et oli nagu mõte, et see on kuidagi lihtsam, aga ei ole, oleks võinud vist koera võtta. Ja siis tänane minu siis esitlus saab olema eelkõige ehitatud üles tegelikult siis sellele vasakpoolsele grupile ehk Lantmännenile. Ma seletan siis lahti, mis see Lantmännen on, mõned teist võivad teada. Lantmännen on Rootsi põllumajandusühistu oma olemuselt, mille siis on kokku pannud 25 000 Rootsi põllumeest, ühistegevus. Kutsuksin ka meie põllumehi kindlasti niimoodi ambitsioonikalt koos suuri asju tegema. Ja Lantmänneni kontsern koosneb siis ütleme sellisest 4 põhiarust, milleks on põllumajandus, toidutööstus, selline põllumajandustehnika ja bioenergia. Ja siis on seal väike kinnisvararakuke ka veel kasvatud on aja jooksul niimoodi kiirelt erinevaid ärisid üle ostes, siis on see kaasa tekkinud. Ja siis see äriloogika, kuidas see Lantmänneni äriloogika tervikuna välja näeb, on siis põhimõtteliselt selline, et kogu see äri on, ärimõte on või kontseptsioon on siis selline teravilja väärindamine ja siis erinevate nii-öelda produktide tootmine või saamine sellest, kõik baseerub viljal
ütleme, see Lantmänneni viljavaru on kuskil, millega nemad opereerivad, on kuskil 60 miljonit tonni vilja, millest siis liiguvad siis nagu erinevad suunad. Ja siis on juba seal kontsernis on siis nagu ütleme selline esmatasandi töötlemine, nagu siin jahvatamine, jahusegude tegemine. Lantmännen on Põhja-Euroopa üks suuremaid biokütuse tootjaid ja kõik muu, mis sinna juurde käib. Ja siis ka selline toidutööstuse pool, pagaritooted, kelle esindajaks mina siin täna olen, aga ka hommikusöögid, valmistoidud ja muu selline, et kõik on üles ehitatud tegelikult siis selline vilja väärindamise peale. Kindlasti seal on ka oma osa tavalisel nagu viljakaubandusel, ütleme, kuidas me seda nimetame, teraviljakaubandusel, eks ju, aga see väga suur osa mõttest on just siis selle edasine väärindamine, nii et see on kindlasti üks koht, mida võiks nagu mõelda. Ja siis nüüd selle Lantmänneni sees, tulles lähemale, et kus mina olen ja mis minu roll on ka selline mitmekihiline kontsern, on siis selline alamkontsern nimega Lantmännen Unibaike ja Lantmännen Unibaike on nüüd see osa, mis tegeleb siis pagaritoodete tootminega, see on pagaritööstus. Ja siin on siis erinevad riikide kaubamärgid enamus teile tundmatud ja Lantmännen ise Lantmännen Unibaike oma haardelt on suhteliselt selline globaalne, kuigi tema kese on Kesk- ja Põhja-Euroopas, hiljuti omandati pagaritööstus Austraalias, on ka Miamis, sinna ei ole veel koosolekule saanud, aga võiks muidugi minna. Aga tuleb leppida siis Põhjamaade või siis Kesk-Euroopaga, aga no see on ka päris selline huvitav, ütleme, tulles sellisest kohalikust keskkonnast ja pagaritööstuse siis käive on 1,1 miljardit eurot ja Lantmänneni kogukäive oli 4,2 miljardit eurot aastas, nii et selline üsna soliidne nagu Rootsi põllumeeste poolt püsti panna selline väike äri. Ja siis nüüd veel täpsemalt, kus siis mina igapäevaselt toimetan siis selle Lantmänneni Unibake'i sees, on selline värskete pagaritoodete tegevusharu, see tähendab seda nii, nagu te umbes nagu leiburitooteid teate. Värske leipsai, mida siis turustatakse jaekaubanduses ja see üksus on meil selline, toimib, see on ühtse strateegial, Taanis, Soomes, Eesti, Läti, Leedu. Mina siis, ja minu roll selles on tegelikult nüüd selles nii-öelda portfellis esindada siis Balti riike. Mina siis tegelikult igapäevaselt värske leivasaia äri Balti riikides vastutan tulemuse eest, et Eestis on siis Leibur, Lätis on meil Hansas ja Leedus Vilnius Toona ja kõik on nad sellised väga väärikad brändid ja esindan siis Balti riike nii-öelda ka kogu selle äri nii-öelda juhtkonnas on minu roll siis Balti riike esindada, nii et protsess, ärimudel on kõik meil sisuliselt sama, nii et see on kindlasti üks selline ka uuem areng võib-olla selles äris, mis on suhteliselt värske, et nii palju siis võib-olla sellest taustast, et te mõistaksite, mis on siis selle natukene keerulise ametinimetuse taga. Aga ma nüüd vaikselt läheksin siis teema juurde, et mis on siis see põhiline nagu väärtus või väärtused, mille külge siis ka ma tänase ettekande teen Leiburi näitel tegelikult, nii on kõige lihtsam praegu, siin on seda materjali mul käepärast kõige rohkem, et Lantmänneni siis selline brändi põhilubadus või olemus on, ja ma jätsin selle praegu nimme tõlkimata, sest seda ei ole lihtne tõlkida, together we take responsibility from field to fork, eesti keeles võiks ta olla siis midagi selline, et siis see on selline terviklik vastutus talust toidulauale või kontseptsioon, mis hõlmab siis kogu nii-öelda sellist väärtusahelat ja see on iseenesest ka minu jaoks avanud päris palju nagu horisonti laiemaks teinud ja ma tulen selle juurde siis tagasi nende kahe kaasuse põhjal, mida ma siis varsti hakkan nagu lahti seletama oma sõnade järgi. Nii et see on nagu Lantmännen Grupi kui brändi põhilubadus, et vastutus, mida iganes me teeme, me võtame ikkagi siis nagu kogu suurt pilti ja kogu seda nii-öelda teravilja väärtusahelat silmas pidades. Nüüd konkreetsematest väärtustest rääkides, mille külge ma ka need kaks kaasust nüüd haakisin, kui ma seda ette valmistamis on nagu siin, et meil on nagu ütleme sellist kolm
no ütleme üldse, võiks nagu öelda, et pagaritööstus tervikuna üldse või kogu selline leiva küpsetamine, noh, ta on oma olemuselt suhteliselt looduslähedane, et mitte, et meil ei oleks siin kõvasti vaja tööd teha kogu selle loodushoiu ja loodust säästva majandamisega, aga pagaritööstus on selline suhteliselt, noh, kedagi nagu ei tapeta minu arust väga ja selline suhteliselt nagu rahulik tööstusharu, ütleme niimoodi, üsna looduslähedane, nii et meie need põhiväärtused on, ja ma siin ei lansseeri tegelikult mingit suurt kontseptsiooni, et see tundub võib-olla natukene ideaalsem, kui ta nagu päriselus on, et jah, meil on nagu 3 valdkonda või suuremat nagu sellist väärtust, et loodussäästev majandamine on üks meil selline kindel põhiväärtus, üldse inimeste tervise ja heaolu väärtustamine ja siis ütleme ettevõtlus ja ühiskonna sidusus, et noh, me oleme seda kontseptsioonina nii nagu määratlenud ja vaikselt nagu tegeleme, et see ei ole siin kindlasti mingi manifest praegu, et see on lihtsalt anda natukene nagu sellist mõtlemisest ülevaadet. Ja mina siis täna räägin Leiburi näitel tervise ja heaolu väärtustamisest ja ettevõtluse ja ühiskonna sidususest ka läbi koostegemise. Aga kõigepealt, kui ma lähen natuke nende turunduslike kaasuste juurde, siis siin on nagu minu sellised isiklikud mõned kandvad põhiteesid, millest ma olen nagu, noh, mida ma olen järeldanud ja mis on ka mingis mõttes aluseks, et kogu selline brändi ehitamine ja arendamine, noh, ta on kohutavalt pikaajaline protsess ja siin tuleb nagu üles näidata sellist ikkagi, noh, kestvussportlase nagu vastupidavust, ütleme niimoodi, ja kui struktureeritud mõtlemist. Ja turundus kindlasti ja brändi arendamine, et see ei ole pelgalt värvilised reklaamid või selline logoga pastakas, ka see on turundus, aga see ei ole põhiline ja see minu tänane sõnum ka tegelikult see, et turundus toimub väga palju nii-öelda selle kulisside taga, mida võib-olla siis nii-öelda tarbija või jah, igapäevaselt ei näegi. Ja et ambitsioonikas ja edukas brändi arendamine või turundus on väga selline, noh, integreeritud distsipliin tegelikult, kus tuleb märksa rohkem pingutada kui lihtsalt õige logo värvi valik nagu pastakale. Esimene minu selline kaasus, mille ma võiksin läbi seletada, on siis Leiburi täistera arendustegu, millest minu arvates on, noh, ta on olnud selline plussumma kogu võib-olla sektorile ja majandusele nagu laiemalt. Ja ma olen ka toonud ära siin väikese sellise ajajoone tegelikult, mida ma siis vaikselt läbi seletan, et asi, mis sai alguse 2013, on hakanud täna alles tegelikult laiemalt kõlama. Aga siis kaasuse taustast, et mõned siis sellised vanakooli bullet pointid ka, et aasta oli 2013 meil, leivakategooria üldiselt on olnud kerges languses kogu aeg, et erinevatel põhjustel ja noh, see on kombineerus ka 10. esimesel poolel Leiburi enda turuosa langusega. Ja no meil oli väljakutse, et tuli leida teema, milles meil on sellised tugevad teadmised ja mille sellisest pikaajalisest arendamisest võiks tõusta nagu ühiskonnale ka selline suurem nagu väärtus. Ja no ütleme, et ka Leibur tollel ajal oli juba ühe teistsuguse ja väiksema kontserni osas, nii et meil akumuleeritud teadmisena selline terviseteadlikkus tegelikult oli olemas, ka teaduslikus mõttes, et meie eesmärk oli nagu võtta just nagu, noh, me otsustasime, et selline läbi terviseteadlikkuse edendamise me võiksime võtta initsiatiivi leivakategooria arendamises ja saavutada ka siis mingisugune konkurentsieelis. Ja lauale tuli meil täistera teemasse, täna on ka muuseas oktoober on täistera kuu ja usk täisteras, ma ei hakka nendesse asjadesse siin sigavalt sisse minema, on siin nagu toodud, et on kiudainerikkas, B-vitamiinid allikas, antioksüdantide süsivesike allikas. Ja probleem oli meil muidugi ka selles, et noh, tegelikult ei olnud sellist mõistet nagu täistera standard Eestis olemas. Põhjamaades oli, et täistera tooteks võib ikkagi kutsuda sellist leivatoodet Põhjamaades, kus vähemalt 50% jahudest on täistera toodet. Eestis sellist ei olnud, noh, panen 5% rukkijahu sisse, ütlen, on täistera leib, et noh, et see nii ei ole ja et korrastada ka seda sektori poolt selle koha pealt, et ei tekiks selliseid suvalisi väiteid, oli siis eesmärk luua ka täistera standard. Ja tänaseks on sellest kujunenud välja selline päris suur ja iseseisev asi. Ma räägin sellest siis kohe ka ja noh,
mida võib siin juba ette nii-öelda järeldusena teha, tegelikult see asi on läbi tehtud meil siis koostöös katusorganisatsioonide ja konkurentidega tegelikult ja see on ka üks ühistegemise lugu tegelikult. Ja täna on Leiburis käibes siis 1/3 on täistera tooted. Aga see asi siis nägi välja meil selline, ka selline väärtuspõhine, aga siis ühistegevuse vaimustatud nagu suhteliselt suur projekt on see, et tegelikult mul see esimene ots on natuke hägune, ma pean tunnistama, kas see oli 2013 sügis või 2014 kevad, aga kui seesama nagu mõte, mida ma just eelmisel slaidil nii-öelda rääkisin, meil nagu pähe tuli, siis oli idee, et see asi nagu korrastuks ja hakkaks tekkima ka selline standardi moodi asi, siis minu jaoks oli esimene tegelikult suur ülesanne nii-öelda nõusse rääkida Fazer ja Eesti Pagar nende juhtidega, et kas nende jaoks ka selline teema üldse võiks lennata, kas me võiksime siin konsensuse leida, need jutuajamised olid rangelt nagu ainult täistera tasandil, et siin ühtegi muid selliseid halle alasid me ei puudutanud ja kui nende aktsept oli olemas, et nad astuksid paati, et me võtame ühiselt sellise täistera teema nagu jutuks, saime me paati ka Toiduliidu ja Sirje Potissepa, nii et 2014 me korraldasime esimese sellise konverentsi, täistera konverentsi, mis oli tollel ajal oli nagu rohkem Leiburi esindajatega seal nii-öelda mehitatud, aga suur võit sellel ajal oli juba ka see, et me saime Mihkel Silmeri endale punti, kes ütles et see on tõesti nagu asi, millega tasub edasi teha ja see suur samm kogu selles arengus ja mis oli meie eesmärk just ka selle mõiste standardiseerimise juures, oli siis see, et kui ka Toiduliit selle teema juba üles tegelikult korjas, siis Toiduliidu rolliks oligi siis tegelikult viia see asi nii kaugele, et tekib selline ühtne, ikkagi mingi juba poolametlik dokument, mida me nagu täistera all mõistame, nii et aastal 2016 siis tegelikult allkirjastati täistera hea tava kokkulepe, mille osapoolteks oli Maaeluministeerium, Tervise Arengu Instituut, Toiduliit, aga ka Leivaliit ja Eesti Pagarite Selts tegelikult, pluss veel äriühingud. Nii et see on üks väga suur võit, kuidas küll natukene sellisest väga ärilisest ja egoistlikust olukorrast annab välja kasvatada suuremaid asju. Ja täna nagu töö jätkub, meil käib töö perearstidega, koolitoitlustajatega ja muidugi Leiburi bränd on sellest asjast nagu ammu välja tõmmatud, et sellist väärtuspõhilist laia kogu ühiskonda hõlmavat nagu turundustegevust või siis juba hoopis teise brändi arendamist, et seda ei saa sa niimoodi ka oma brändi alt tugevalt teha, et siin muidu läheb nagu sellel ei ole kunagi päris head nagu maitset küljes, nii et ja see läheb ja täna ka, kui kaubanduskeskustest käite, võite kuulata täistera reklaame ja nii et siin on nüüd natuke mõned visuaalid lastele, vanematele rõõmuks täistera tooteid süües kasvavad sellised energilised lapsed, kes rõõmustavad laupäeva hommikul neid juba varakult ja kaubanduses on tegelikult oleme kasutanud täistera hinnarääkijaid, erinevaid infoartikleid ja kui 2000 ja muidugi on siin, kindlasti on ka siin, ma ei taha nagu kaaperdada selles mõttes seda teemat, et see oleks ainult suuremate tootjate teema, ma usun, et ka teised ja väiksemad tootjad on seda asja tõsisemalt võtnud, aga kui 2014 oli see laud täistera toodetes selline hõre, siis juba selle aasta alguses ja kogu see kontseptsioon hakkab nagu korrastama, nii et ka ütleme, siin on ära toodud Eesti Pagari, Fazeri, Leiburi täistera sisaldusega nende toodete nimekiri, mida võib nagu klassifitseerida täistera toodeteks, et see hakkab muljet võtma, nii et selles mõttes sellise ühise brändi arendamine ka nii-öelda konkurentidega ja läbi Erialaliidu on kindlasti selline väga positiivne näide, ma arvan, ühistegevusest ja kui ma juba siin olen, siis võib-olla Leiburile reklaam ka, kes tahavad Leiburi tooteid osta, siis siin on meie mõned sellised tuntumad täistera pagaritooted ja Rukkipalast ma hakkan kohe varsti rääkima, nii et selle esimese kaasuse võib-olla selline kokkuvõttev nagu sõnum oli see, et mis teha, see on ikkagi äri, seda ei ole mõtet salata, eks ju, et me panime siit sisse oma initsiatiivi,
aga kübarast tõmbasime välja siis Täistera brändi ja sellise päris hea ühistegevuse ja mul on selles mõttes hea meel, et täna tegelikult nii Eesti Pagar, Patser, Leibur ja võib-olla on seal veel kedagi, ma enam selles nii sees ei ole igapäevaselt, koos ikkagi seda kontseptsiooni edasi arendavad, käivad koos töögruppidena vähemalt korra aastas, muidugi mitte iga päev, vaja on vahepeal konkureerida ka, ütleme niimoodi, ja seda rahavoogu igaühele endale poole suunata, aga see asi toimib. Ja noh, mis on siin nagu see järelduse koht on see, et see arengukõver on ikkagi alguses jube nagu lame ja noh, võib-olla ei teagi, kuhu alati kõik need asjad välja jõuavad, aga siis hakkab tulema selline eksponentsiaalne nagu kasv. Et see on kindlasti selline ühistegevuse üks võlusid. Ma olen siin väga palju ise ka õppinud selle protsessi käigus. Nii et selle koha pealt kindlasti julgelt soovitan asju laiemalt kindlasti vaadata ja mitte karta ka algselt ebatraditsioonilisi koostöövorme. Teine selline ja no ütleme, et see Täistera pool haakus küll tugevalt meie praeguste omanike väärtustega, aga nemad said omanikuks alles 2015 meil, et me tegelikult kogu seda asja juba alustasime märksa varem, kui meie praegune Lantmännen Leiburi omanikuks sai, nii et kuna need väärtused on meil väga sarnased juba tegelikult ka varasemad, siis see oli nagu väga loogiline nagu koostöö selle Täisteraga või ütleme, et seda soodustatakse. Järgmine kaasus, millest võiks nagu rääkida, kui ka sellisest väärtuspõhisest brändi arendamisest mingil määral on siis läbi Leiburi rukkipala selline konkreetne toode. Ja siin on märksõnadeks siis kodumaine rukkis ja Eesti 100 ja mina siis klassifitseeriksin seda mõnevõrra praegu ettevõtluse ja ühiskonna sidususeks. Aga siin on ka sellel Täistera kaasusega võrreldes üsna palju sarnaseid elemente. Ja taust oli siis tegelikult selline, meie jaoks selline äriline taust, et aasta oli 2016, üldiselt kogu selline made in kodumaa või isiklike kodumaal tehtud asjade eelistamine sellise üldise väga suure ja kiire globaliseerimise taustal oli niisugune suur makrotrend. Mitte ainult Eestis, vaid igal pool taheti järjest rohkem nagu kodus tehtud asju eelistada. Ja muidugi, kuna ka Eesti 100 oli silmapiiril, siis Leiburil oli ka selline Leibur kui üks tuntumaid Eesti võib-olla toidukaubamärke ja ka kodumaise leiva nagu tegija, soovisime anda ühiskonnale lubaduse, et jah, et meie tooted või meie põhitooted on tehtud ka kodumaisest rukkist. Pealtnäha lihtne lubadus, et mis see siis on, võtad ja ütled tegelikult, aga seda lubadust peab suutma ka millegagi sisuliselt garanteerida. Ja ütleme, meil eneselegi ootamatult me sattusime tegelikult sellisele avastusretkele, mis kattis kogu siis nüüd juba me sellist field to fork tarneahelat ja väga hea, et see nii läks ja tegi meid kogu nagu tarneahela juhtimise mõttes ka märksa teadlikumaks üldse, mis toimub teravilja väärtusahelas. Me teame, minu igapäevatöö on ka olnud rohkem suunatud klientidega nagu suhtlemisele ja muule sellisele, aga teada oma partnereid, see on nagu, mitte et me ei tea muidugi, ikka teame, kust tuleb vili ja jahu ja nii edasi, eks ju. Aga kui minna detailidesse, siis võis öelda, et siin oli palju õppida. Ja ma selgitan ära ka. Ja siis tekkis ootamatu võimalus veel, et Eesti Rukkiselts tegelikult algatas kampaania 100 rukkipõldu, trükiviga, 1 miljon rukki leiba ning kutsus ka Leiburit aktsiooniga liituma ja selliseid pakkumisi sellistel ajahetkedel, ega neid väga tihti nagu ei tehta, nii et meil ka nagu mõeldes natuke nagu konkurentsieelise peale ja üldse olla nagu brändina nähtaval, oli see muidugi väga unikaalne võimalus, mille eest me oleme siiamaani väga tänulik, et need pardale võeti. Ja see on ka üks oluline element sellest kaasusest ja siis see koalitsioon, kes siis seda asja nagu ellu viis, mina räägin seda muidugi täna natuke rohkem rukkipala vaatevinklist, eks ju, ma ei räägi sellest kampaaniast nii sisuliselt praegu, olid siis Eesti Rukkiselts, Eesti Põllumeeste Keskliit, kes siis protsessi käigus, minu arust seal liitumine toimus, aga ma ei hakka siin ka väga palju neid detaile, igaks juhuks ma ei ole nendest väga teadlik, Tartu Mill ja Leibur. Tartu Mill ja Leibur olid siis konkreetselt äripoole pealt need 2 esindajat ja siis katusorganisatsioonideks olid need eelpool mainitud. Kes rukkipala ei tea,
ja siis see point oli, veel korra üle kordan, meie soov oli anda pealtnäha lihtne lubadus, et rukkipala on valmistatud Eesti rukkist. Rukkipala on, täna võib öelda, Eesti populaarsim rukkileib tegelikult, Eesti enim müüdud, ka juba pakkide arvult. Ta on juba tegelikult päris väärikas toode, aastal 2004 või 2003 ta vist isegi lansseeriti. Mingid auhindu sai ta juba seal 2000-tel, aga nüüd hiljuti just valiti ka Eesti parim toiduaine viimase 25 aasta parimaks tooteks, nii et igatepidi selline meie jaoks väärikas toode ja nüüd täna ka siis pääsukese märgi omanik, millest ma natuke räägin, aga milles seisnes kogu siis selle brändi arendamine ja selle lubaduse, brändi lubaduse oleme tehtud kodumaisest rukkist nagu lugu. Et see on jällegi siis selline ühistegevusest natukene, et siin on kindlasti natuke tuttavaid nägusid, ma veel hoiatasin ka siin, et aastal 2016 siis, kui me saime kutse osaleda aktsioonis 100 rukkipõldu miljon juubelileiba Eestile aktsioonis, siis selle asja olemus siis oli selline, et me sõlmisime siis selle 4. koalitsioonis koostöö kokkuleppe, allkirjastati ja siis Rukkikuningas ja Leivaliidu president siin Uno panid seemne mulda, et sellest tuleks leivavili. Ja siis me ka veel ei teadnud tegelikult leiburina, et kuidas me selle enda jaoks lõpuni veel nagu materialiseerime nagu äriks, et tore oli kaasas olla, seltskond oli soliidne, aga so what, et see oli lihtsalt kutsuti, et sa pead olema kaasas ja et väärikas seltskond ja nii edasi, aga meie jaoks oli ta tegelikult ikkagi eelkõige nagu äri. Aga siit läks asi nagu, ja siin ka see sõnum natuke on see, et aega tuleb võtta asjadeks, et siin läks ka aastaid tegelikult. Kõigepealt see oli 2016, siis tuli 2017 see, mille Uno seal maha külvas ja kuningas, et see kasvas, eks ju, ja vilja sai alles ju aasta pärast või seda leivajahu tegelikult, eks ju, ja siis meil oli Simunas oli pidulik viljalõikuspäev, Rukkimaaria päev, mis oli ka väga tore koos olla ja teha, aga me veel endiselt ei teadnud tegelikult, kuidas me seda võiksime seda koos olemist materialiseerida. Puudus nagu selline suurem veel kontseptsioon, see oli lihtsalt natukene halb sõna kaasas hängimine, muidugi me tunneme oma vastutust, eks ju, aga et kuidas sa selle ikkagi endale nagu konkurentsieeliseks nagu keerad. Pluss siis hakkas selguma neid üksikasju, et tore küll, et me juba saime siis, me tegelikult teadsime juba siis, et me peame see vili ja need 100, tegelikult neid rukkipõlde oli, neid juubelirukkepõlde oli vist rohkem lõpuks kui 100 seal. Et see vili, mis me sealt nagu jahuks teeme, et see peab jõudma siis ühte leiburi tootesse. Tegelikult see kontseptsioon oli juba algselt nagu olemas, me veel ei teadnud, mis tootes seda jõuab. Aga see on jällegi lihtne on lubada, siis hakkasid tulema praktilised üksikasjad, et kuidas Tartu Mill, kes teeb meile jahu tegelikult ja seda vilja kogub, eks ju, ja kokku ostab, et kuidas me ikkagi nagu saame kindlad olla, et see nüüd on nüüd see juubeli põldudelt tehtud viljast jahu, mis leiva sisse läheb ja siis hakkab selguma, et eks ju, millil on vaja seal oma igasuguseid tünne ja silosid ja muid asju, kus seda vilja hoida ja koguda ja tarneahel hakkas keerulisemaks minema, et see honeymoon või see nagu sai läbi, nagu ütleme, et selline koos kaasas olemisest, et nüüd läks nagu tõsiselt nagu hakkas selliseks protsessi juhtimiseks minema ja asi hakkas keeruliseks minema. Aga see sai tehtud, Milliga sai kokkulepped nagu tehtud, olid ka rõõmsalt kaasas ja eks seal oli neid ärilisi momente ka, aga siis sellele emotsioonile, see positiivne emotsioon, mis alguses oli, hakkas sekundeerima siis selle igapäevane äriprotsessi juhtimine. Aga muidugi need asjad sai kokku lepitud ja ära tehtud, aga siis oli meil diskussioon ka siin koostööpartneritega, et millisesse tootesse siis peaks või millise brändi alla võiks kanaliseerida sellise juubeli viljast või ütleme selline juubelijahu. Ja meie veendumus oli kindel see, et me uut brändi ei ehita, me tahame selle kaudu esile tõsta tegelikult oma olemasolevat number 1 toodet,
leiburi rukkipala, millel niikuinii on kõige suurem väljund turule ja seetõttu oleks ka kogu sellele juubeli nii-öelda viljale kõige kiirem ja kõige parem väljund. Ja meie jaoks oli ta muidugi siin, neid diskussioone meil siin sai peetud küll, et kas see on eraldi bränd või mis ta nagu on, aga meie kindel veendumus oli see tollel hetkel, et me ei hakka siin uut asja ehitama ja kohe tekitame väga suure kanali sellele viljale. Nii et, aga see lugu on jällegi siin tegelikult see, et jõuda sellise nii-öelda tulla vastu ühiskonna ootusele, et Eesti ja sinu lemmikleib on valmistatud kodumaisest jahust, mida ei ole nii lihtne tegelikult hoida Eestis, ma pean tunnistama. See leiva, jahu ja kõik see, seal need igasugused kvaliteedinäitajad ja muud omadused peavad mängima nii väikestes vahedes ja arvestades ka Tartu milli varumise raadiust, kui see on ikkagi 100 näiteks kilomeetrit tõmmata, siis sinna jäävad ka juba Põhja-Läti alad ja Liivimaa nii-öelda, et ega see ei olegi alati nii nagu loomulik, et tegelikult kõik see leib on automaatselt või sai Eesti viljast valmistatud, et selleks me pidime ikkagi väga selgelt nagu protsessi juhtima. Ja see sõnum on ka siin nagu selline, et jällegi see asi sai teoks. Natukene tahtmatult meie jaoks, aga väga positiivses võtmes või ootamatult ka ikkagi väga laiapõhjalise koostöös nii-öelda tarneahela siseselt. See oli meie jaoks esimene selline tõsisem kogemus, mis avas nagu silmad ja meie jaoks, et nüüd see asi natukene brändina ka välja paistaks siin, siis valmis selline Field to Fork reklaam, mis siis kujutab, ma kohe näitan seda, mis siis kujutab rukkipala teekonda põllult toidulauale, läbides siis kogu tarneahela erinevaid etappe, lisaks põllule, veskile, küpsetamist, kauplust ja siis toidulaud. Et see on 30 sekundit siin. Ilmselt osaliselt näinud. Puhtast Eesti rukkist valmib number 1 rukkileib Eestis. Leiburi rukkipala. Leibur. Hoolime homsest. Ja et nüüd anda see lubadus tõesti, et see on puhtast Eesti rukkist, see 3 sõna, selle jaoks tegelikult tuli ikkagi läbi käia siin peaaegu selline kaheaastane protsess, et see väärtust, mida sa nagu esindad, oleks tõepoolest garanteeritud ja ütleme, pääsukese märk siinkohal on kindlasti üks garantii, et see ei ole lihtsalt mingisugune väikese äriseltskonna uitmõte või et anname sellise lubaduse, et me pidime ikkagi oma kvaliteedilubadust ikkagi tõendama. Nii et ja seda me hoiame tänase päevani, küll see pakend, kui seal ennem oli asjad nagu esikaanel, nüüd on nad natukene siin need märgid siirdunud tahapoole, et rukkipala ise mõnevõrra uuenenud, aga lubadus kodumaisest rukkist peab jätkuvalt, mis on ehitatud kogu selle koos loodud tarneahela põhjale tegelikult, mis sai alguse siis aastal juba 2016. Vot. Ja ega mul siin lõpetuseks võib-olla need minu sellise ettekande põhisõnumid oleksidki siis sellised, et üldse teha sellist nii-öelda väärtuspõhist brändi arendamist, ega see väärtuspõhine, see ei ole lihtne sõna tegelikult, ütleme niimoodi, et see tuleb enda jaoks selgeks mõelda, sa ettevõttena pead sa tajuma ütleme, oma ühiskondlikku rolli ja tegelikult sisuliselt seostama ka seda oma igapäevase äritegevuse ning kommunikatsiooniga. See ei ole ühekordne allahindluskampaania, et need asjad võtavadki tegelikult pikalt aega. Ja tuleb ka konkurentsieelis ikkagi kestvusspordis, lõpuks tuleb. Ja kindlasti tasuks võtta ette lahendamiseks mingi suurem probleem. Meie puhul oli see täistera teema, mis kasvas meie jaoks oluliselt suuremas kui lihtsalt see leiburi kaubamärk või turuosa languse, nagu, et mis me teeme selle murega. Et siit tuli märksa suurem ja et see on ikkagi läheb täna juba sellise rahvatervise valdkonna ja teadliku toitumise valdkonda. Detailidele tuleb tähelepanu pöörata, kui sa annad lubadusi ettevõttena puhtast Eesti rukkist,
ääre pealt oleks jäänud äkki selle taha, et Tartu Millil poleks silo andnud meile nagu, et seda juubelijahu kuskil, et siin on hästi palju asju, mis tuleb, kerge on lubada, aga tegelikult sisuliselt, kui sa tahad lubadust hoida ja tõsiselt tekitada usaldust ühiskonnas, siis siin tuleb detailides olla nagu jube nagu tundlik ja suured teod nõuavad aega ja sihikindlust, järjepidevat tegemist, vaatamata mingisugustele tagasilöökidele oma visioonis pead sa kindel olema ja seal taga peab olema tegelikult plaan, aga muidugi äris küüned peavad näiteks enda poole ka olema, et seda, ma arvan, selles seltskonnas ei pea siin liiga palju vabandama, et me oleme äriettevõtte kasumit taotlev, et me selle läbi muidugi taotleme endale ka konkurentsieelist ja et rahavoog meie poole siirduks. Vot, ega mul praegu rohkem öelda ei olegi, tänan tähelepanu eest ja kui on küsimusi, siis vastan. Ma kindlasti unustasin mingid asjad juba ära siin vahepeal, nii et